tervist ja tere tulemast kuulama ja kaasa mõtlema, kuidas toimub inimeseks õppimine ja mil moel võiks selle õpetamisel olla abiks tehnoloogilised nutikad õpilahendused. Me salvestame tänast vestlust Tartu Ülikooli Narva kolledži pedagoogikakonverentsi jaoks ja selle konverentsiga tahetakse otsa vaadata Eesti senistele kogemustele distantsõppes. Meie oma vestluses pühendume eeskätt inimeseks olemisele, sotsiaalsetele oskustele ja kõigele muule, mis sellega kaasneb. Ja vaatame, kuidas inimeseks olemisel võiksid meil abiks olla ka masinad ja tehnoloogia laiemalt. Räägime õppimisest ja õpetamisest nutikalt. Mina olen Ülli Enn ja ma olen täna siin istet võtnud koos Märt Aroga. Aitäh, Märt, et sa oled niisuguse avatud ja ulja inimesena uutele ettevõtmistele nõustunud täna minuga siin kampa lööma. Tere tulemast! Tänan kutsumast! Ma võin kohe alustuseks tunnistada, mis on see, mis mind pani sind täna siia kaasa kutsuma. Ma mäletan sind kusagil 2000. aastate alguses sellise silmapaistva särava noorena, kes võttis sõna Eesti noorteühenduste nimel. Sa algatasid kunagi omal ajal noortekonverentsi, ühe esimesi Eesti suuremaid. Sinu võimalused oli selle nimi. Noorte heade mõtete raamat, jällegi üks omanäolisi esimesi ettevõtmisi. Sa oled haridustarkvara Dreamapply algataja ja edendaja nüüd juba globaalses võtmes. Sa oled demokraatliku kooli asutamisele kaasa aidanud Eestis ja nüüd täna vaatasin sinu LinkedIni profiili ja sa tutvustad ennast kui haridusinnovatsiooni orkestrant. Nii et kui ma nende niisuguste seniste kildude peale mõtlen nende ägedate uute algatuste peale, mis tänu sinule on sündinud, siis mul on küllaga olnud põhjust kutsuda sind täna neil teemadel kaasa mõtlema, aga kui ma nii tohin küsida, miks sa tulid? Mis on see, mis sind nende teemadega seob? Sa oled teinud suurepärased nopped minu elust ja need on olnud tõesti toredad väljakutsed, mida me oleme oma tiimiga ette võtnud ja võib-olla tagasi vaadates oluline on veel ära märkida, et kõik see teekond on ju aidanud liikuda edasi paremate ja suuremate unistuste täitmise suunas. Ja võib-olla täna see unistus, mida ma täidan, on see, et tagada ligipääs kvaliteetsele haridusele kõikidele inimestele maailmas. Kui me võtame nüüd Eesti konteksti kohe ette, siis meil on ju väga hea õppekava ja haridusstrateegia. Kui seda lugeda, siis võib öelda, et lausa suurepärane see põhimõtted, mis on sinna sisse kirjutatud. Me räägime sisuliselt holistilise inimese ettevalmistusest maailma minema. Selle jaoks on olemas ka väga palju võimalusi, kuidas siis seda tulemust saavutada. Mina usun, et meil on olemas kõik ressursid ja ka teadmised sellest, et hariduse kvaliteeti tõsta kuni 10 korda, tagada ligipääs kõikidele inimestele siis maailmas. Täna kuskil 260 miljonit inimest on, kellel ei ole ligipääsu haridusele, seega see tööpõld on päris lai. Kui me nüüd läheme sotsiaalsete oskuste juurde või siis inimeseks õppimise juurde laiemalt, mina küsiksingi seda, et et kus see piir on. Selle jaoks, et olla siis täisväärtuslik inimene, on vaja õppida päris palju erinevaid asju, sotsiaalsed oskused üks nendest. Loomulikult siis omakorda sinna peale saab vaadata, et mismoodi tehnoloogia saab selle juures abiks olla, kas õpetajat toetada või õppurit toetada konkreetselt selle protsessi läbimise juures. Sa alustasid väga hästi oma unistusest ja mul on tegelikult alati väga sümpaatne tundunud see, et kui me mõnes mõttes ka kirjeldame ja defineerime ennast läbi teatud unistuste, mille poole me siis püüdleme, aga unistuste juurde me veel jõuame loodetavasti meie vestluse lõpupoole, et mis oleks siis see, millest me tegelikult täna Eesti õpimaastikul unistame. Aga enne veel sissejuhatuseks tõid välja selle, et meil on justkui see tööpõld päris lai ja loodetavasti saame ka täpsemalt otsa vaadata sellele, et millist vagu me esimesena peaksime sinu meelest kündma ja kõike seda muud, aga ma kindlasti tahaksin meie vestluse sissejuhatuseks pisut määratleda ka seda, millisest tööpõllust me siis räägime. Mulle endale on väga sümpaatne tundunud selline tervikliku õpimaastiku mõte, kus me vaatame ikkagi seda, kuidas õppija vaatest võiks see teekond olla võimalikult sujuv, võimalikult mitmekülgne
ja siin ma kindlasti näen, et kõigel sellel koolivälisel õppimisel, mitteformaalsel ja informaalsel õppimisel on tegelikult vähemalt sama suur roll. Eestis, nii nagu meil on noortevaldkond defineeritud, pakkuda siis tuge ja arendavaid võimalusi 7–26-aastastele inimestele, juba ainuüksi see vanuseline määratlus tegelikult näitab, et meil on väga kaalukas tööpõld ja pakkuda siis midagi sellist, võib-olla mis võiks just täiendada inimese õpikogemuste vaatest. Teine mõte siia meie tänasesse vestlusesse veel kaasa, et kui me räägime nutikatest õpilahendustest, siis ei peaks me kindlasti mõtlema ainult digitehnoloogilistele aspektidele või lahendustele, vaid mulle endale meeldib väga selline teenusedisainist tulenev mõtteviis, mis vaatab tegelikult seda kasutajat ja tema kogemust ja seda, et mida me saame inimese jaoks paremaks teha ja mitte alati see lahendus ei pruugi olla läbi tehnoloogia, eks, et ka võib-olla need meie tänasesse vestlusesse niisuguseks juttu raamistavateks mõteteks kaasa. Kuidas sina ütled, sa oled ise lapsevanem, sa oled hariduse uuendamise teemadel palju mõelnud, milline see kriisiaegne distantsõpe sinu vaatest oli, kui peaks kuidagi lühidalt ütlema? Minu kokkuvõte ilmselt on väga sarnane paljude teiste inimeste kokkuvõttega, et Eestis meil oli väga hea tehnoloogiline valmisolek distantsõppeks, võrreldes siis enamiku ülejäänud maailmaga. Ja ka õpetajate valmisolek ja entusiasm, ma arvan, et oli väga suur, et anda ikkagi endast parim ka selles uues olukorras. Praegu vaadates United Nationsi statistikat, siis seal hinnatakse, et 90% lastest ei saanud tegelikult haridust omandada selle distantsõppe juures enamikus maailmas siis. Eesti oli üks väheseid riike, kus päriselt õppimine toimus ka distantsõppe olukorras. Ja ometi kaotasime ka meie tegelikult selliselt aktiivselt õpirajalt arvestatavalt palju lapsi ja noori. Absoluutselt. Nüüd ongi see küsimus, et kui palju me võiksime ennast kritiseerida nagu sellises olukorras. Ma arvan et kriitika on põhjendatud, aga see võiks olla pigem ikkagi ennast paitev ja optimistlik. Ja võib-olla see võiks edasiviiv olla, et me õpime midagi sellest, mis meil võib-olla ka väga hästi välja ei tulnud, eks. Ja kui nagu detailidesse minna, siis võiks ju kohe vaadata selle peale, et kui palju oli üldse õppematerjale, mis võimaldasid distantsile minna. Meie tänane õpik ja töövihik on ikkagi mõeldud ju kontaktõppe jaoks. Seda ei olegi seda materjali välja töötatud niimoodi, et seda saaks distantsõppelt teha. Sinna juurde võib-olla tooks paralleeliks näiteks Harvardi ülikoolis niisugune arvutiõppekursus nagu CS50, selle raames circa 30 aastat on juba harjutatud distantsõpet ja uuritud välja väga palju erinevaid trikke ja viise, et kuidas siis distantsilt hästi ja kasulikult õpetada. On jõutud välja tulemuseni, kus õppejõud ütlevad, et ei olegi mõtet nagu klassiruumi tulla, sest et ühikatoas seda asja kuulates või oma kodus, sa saad tõenäoliselt parema kogemuse, sest et ta on niivõrd hästi välja töötatud, aga missugune ressurss sinna alla on pandud ja kui palju sellega on eksperimenteeritud ja tööd tehtud, see on nagu see vaade, mis võib-olla täna oli Eestis puudu, et kuigi me olime mitmeid aastaid juba pingutanud selle nimel, et meil oleks võimalik teha distantsilt õpet ja mõned koolid ja õpetajad olid ka juba seda lihtsalt huvi pärast proovinud, siis see üleüldine kogemus ja eksperimenteerimise hulk, mis oleks olnud vajalik nagu väga hea tulemuse saavutamiseks, on ikkagi midagi muud. Võib-olla siin mõeldes tagasi ka noortevaldkonna sellistele esimestele kriisinädalate kogemusele, siis me nägime seda, et noorte jaoks oli see ikkagi ehmatavalt raske ja see võib-olla just sellise raja leidmine nii nagu õpetajate ja haridustöötajate, nii ka noorte jaoks, et mis on see, kuidas ma ikkagi siis ennast juhin, sellepärast et selgelt sellises õppimise formaadis see ennastjuhtimise oskus tuleb veel olulisemana esile kui võib-olla klassiruumis juhitud õppimise protsessis. Ja mida me nägime küll oli ka see, et noorsootöötajad, kes tavapäraselt pakuvad noortele tuge paljudes muudes teemades,
osutusid tegelikult abiõpetajateks ja selleks, et kuidas selles virvarris siis ka toime tulla ja siin on ilmselt aus tõdeda seda, et sellisel moel kriisi vallandumiseks ei olnud me siiski keegi valmis ja igal juhul need esimesed nädalad kulusid sellele, et kuidagi kiirelt leida üles need keskkonnad, mis võiksid toimida, aga see, et ta tõesti sujuvalt koostöös koordineeritult toimima hakkaks, et see ongi see, mis on üks meie esimesi õppetunde. Ma arvan, et sa võid seda niimoodi käsitleda, et nüüd on algus tehtud. Et kuidas edasi, on see küsimus, mida võiks praegu võib-olla siis küsida. Euroopa Komisjon on uuendamas oma digihariduse tegevuspaketti Digital Education Action Plani ja kuni 4. septembrini on võimalik veel sellises avalikus konsultatsioonis öelda oma sõna sekka. Ma ei tea, kas sa oled seda küsimustikku vaadanud? Tee seda kindlasti, ma arvan, et ka sinu arvamus ja mõtted võiksid olla seal abiks, nii nagu tegelikult kõigi meie kuulajate sisend on kindlasti sinna ka oodatud. Ma vaatasin eile sinna leheküljele ja üks esimestest mõtetest, mis mulle sinna silma jäi, ütles nii. I don't agree with the online school. Children must interact with each other. I don't agree that my child should lock himself in the laptop. He must play outside, outdoors. Stop manipulating us. Ehk siis ma ei arva, et minu laps peaks ennast lukustama laptopi, ma arvan, et ta peab mängima väljas, mängima teiste inimestega, lõpetage meie manipuleerimine. Kui me oleksime praegu füüsilises ruumis, me võiksime küsida kuulajate käest, et kui te nüüd üdini ausad olete, kes julgeks tõsta käe, et tegelikult ma arvan seda sama. Ja teisalt me näeme sellist kohati vastandlikku, hästi vastanduvat mõttevahetust päris palju täna ühiskonnas, et mis on see, mida sina võib-olla sellise vastandumise lainele omalt poolt vastu või kaasa ütleksid? Ühest küljest ma arvan, et see nii-öelda hirm näiteks millegi uue, see on hästi loomulik inimestele ju laiemalt. Kui nüüd me hakkame arutlema selle üle, et mis tegelikult võiks olla see viis, kuidas me saaksime siis õppe kohaldada laste vajadustele. Praktiliselt kõikides teistes eluvaldkondades peale hariduse me oleme väga selgelt mõistnud, et kõik inimesed on erinevad. Sellest tulenevalt on mõistlik pakkuda inimestele lähenemisi vastavalt nende eripäradele. Haridus on täna, mulle tundub ainuke valdkond maailmas, kus me ikka veel üritame pakkuda universaalset õppekava. Ja osades riikides on see muidugi palju karmim kui Eestis, et Eestis on ikkagi õpetajal ja koolijuhil väga suur autonoomsus selle üle otsustada, et mida täpselt nende lastega peaks ette võtma. Iseasi on see, kas nad teadvustavad seda jõudu, mis neile on usaldatud tegelikult ühiskonna poolt. Prantsusmaa on nagu teises äärmuses, et seal haridusminister tuleb hommikul tööle, piltlikustades loomulikult. Ta teab täpselt, mis leheküljel töövihikus lapsed kõik on. Et see on väga teistsugune lähenemine, aga uurides haridust, siis me tegelikult näeme, et kõik lapsed on erilised, eriti kui me võtame siia juurde näiteks mõnega kaasaegse haridusteooria, näiteks võtame Theory of Multiple Intelligences või siis eesti keelde tõlgituna erinevate intelligentsuste teooria, mis siis viitab sellele, et meil on 8-10 erinevat intelligentsust igal inimesel olemas ja need erinevad intelligentsused siis on ka erineva soodumusega. Ehk siis osadel lastel on näiteks soodumus matemaatikale või reaalteadustele, osadel on soodumus tantsimisele või siis laulmisele. Kui nüüd kool keskendub just riigieksameid vaadates, keskendub teatud kindlatele spetsiifilistele oskuste arendamisele ja riigieksamid suunavad kooli tegutsema sinna suunda, sest kahjuks või õnneks me täna hindame koolide väärtust selle kaudu, kui hästi lapsed tulemusi toovad riigieksamitel. Siis see tahes-tahtmatu suunab õpetajaid käituma selliselt, et võimalikult palju lükata lapsi edasi just nendes osaoskustes, mis hindamisel on olulised.
ja ometi, kas see, millele sa praegu viitad, ei tähenda seda, et me peaksime igaüks ka ise õpimaastikul tegutsedes sellist suurt pilti silme ees hoidma, et teisalt me ju räägime justkui päris palju ühiskonnas tulevikutöö oskustest, et mis siis ikkagi on, milleks me justkui ennast ja endast nooremaid siis õpimaastikul ka ette aitame valmistada. Ja kui me vaatame neid tulevikutöö oskuseid, siis päris ausalt öeldes need ongi suuresti inimeseks olemisoskused. See, kuidas me suudame kohaneda, ümber lülituda, ümber orienteeruda, uut õppida, kuidas me teiste inimestega oskame suhelda, kuidas me üksteisega hakkama saame, koostööoskused, need on kõik need tegelikult, mis seal suures pildis on ju väga selgelt lipulaevaks. Absoluutselt, et ma arvan, et kõige lihtsam on isegi võtta ette World Economic Forumi poolt välja toodud top 10 kõige olulisemat oskust 2020 aastaks ja seal on väga selgelt ära toodud suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus, komplekssete probleemide lahendamise oskus. Et viimase osas küll võime vaielda, et kas see on nagu nii-öelda pehme oskus või kõva oskus, aga mulle tundub, et ta on pigem nagu läheks pehmete oskuste alla ja kui sa võtad sinna juurde veel näiteks Jack Ma, kes on Alibaba asutaja, tema on väga hästi välja toonud, et tänu ühiskonna arengule me oleme jõudnud olukorda, kus järjest rohkem, järjest suurem on automatiseeritus. Inimesi on lihtsate tööde tegemiseks järjest vähem vaja. Sellises ühiskonnas tõenäoliselt on vaja kasvatada lapsi mitte robotitega sarnased olema, vaid olema võimelised koostöös robotitega saavutama mingisugust järgmist paremat tulemust. Minnes korraks tagasi selle inimese kriitika suhtes, et ma ei taha, et minu laps istuks arvuti taga, siis ma olen täielikult nõus sellega, et kõik peaks olema mõistlikkuse piires. Ja distantsõpe ei peaks tähendama seda, et me istume kogu aeg arvuti taga. Pigem võib-olla võiksin tuua ühe praktilise näite, et paar kuud tagasi vestlesin ühe Islandi hariduse innovaatoriga. Tema oli teinud doktoritöö flow-teooria rakendamises hariduses. Praktikas lahti rääkida seda flow-teooria tähendab seda, või ütleb seda, et inimesed on kõige efektiivsemad siis, kui nad on umbes 85% on neil ajast õigus. Et kui inimene on 100% ajast ta teab, mida ta teeb, siis ta motivatsioon kaob üsna kiiresti ära, sellepärast et stimulatsiooni ei ole, ehk siis inimesel on vaja seda, et ta tunneb, et tal on väljakutse, ta lahendab selle väljakutse ja siis meil on tegelikult ajus sisse ehitatud niisugune reward süsteem või niisugune tunnustussüsteem, ehk siis me saame väikse dopamiini annuse, et me oleme midagi selgeks saanud ja see on niisugune väga hea tunne. See on see, mida ajapikku on erinevad noorteprogrammid rakendanud. Awards, üks kuulsamaid rahvusvahelisi, kus siis noor ka vastavalt nii-öelda oma arengutasemele saab üha uue väljakutse ja selle toel nii-öelda edasi liigub, eks. Mängustamise põhimõte mõnes mõttes ka. Jah, seda võib ka rakendada mängustamisel ja teine äärmus on ka oluline selle teooria juures on see, et kui me nüüd üle 20% ajast eksime, ehk siis me ei saa aru, mis toimub, siis see toob kaasa vastupidine efekt, ehk siis me kaotame jälle motivatsiooni ära, sellepärast et meil tundub, et see ei ole meie jaoks, et see on liiga raske. Selle tõttu ongi üsna oluline neid väljakutseid valida vastavalt sellele, mis see tase on, sest et siis me püsime pikemalt seal nii-öelda õppimise koridoris või siis niisuguse enese kiire arengu koridoris. Kumbki äärmus ei ole hea. Ja see optimum siis on kuskil 85% juures. Ja need selle baasilt siis arendasid välja matemaatika õppimise mängu algklassilastele. Ja tulemuseks said selle, et lapsed arenesid kuni 12 korda kiiremini võrreldes lihtsalt tavaprogrammi järgi õppimisega. Millisest mängust sa räägid? Selle mängu nimi on Evolutes. Saavad siis huvilised järgi vaadata. Ma tahtsin kinni hakata veel sellest, et sa ütlesid, et me võime teatud mõttes nõustuda sellega, et see arvutis istumine, ma ise arvan, et me peaksime selles mõttes sellist empaatiat enam ka rakendama ja püüdma pigem aru saada, mida seal arvutis tehakse, et mis on see tegelikult, mis siis noori ka tõmbab, kuidas me neid saame köita või toetada nende arengus läbi siis tegelikult digiplatvormide
eriprogrammide ja lahenduste. Ja igal juhul empaatia üks sellise võib-olla mõttekohana ka meie edasisteks haridust ja õpimaastikku suunavateks tegevusteks, sest et kuidas me ikka neid noori suuname, kui me tegelikult ei mõista neid. Ja võib-olla ühe sellise praktilise näitena tõesti ka siis distantsõppest ma mõtlen Pärnu Raeküla Vanakooli keskusele, kes viis oma füüsilise noortekeskuse korraga Roblox keskkonda, mis on noorte seas ülipopulaarne, ja seal nad justkui on arvutiekraani taga, aga tegelikult on täidetud üks minu jaoks kõige põhilisemaid inimeseks õppimise niisugusi alustalasid, mis on tegelikult koos õppimine, koos tegutsemine, koos avastamine. Ja väga paljude noorte jaoks, nagu me ka täna näeme, on just see formaat, mida nemad eelistavad füüsiliselt noortekeskuses käimisele näiteks. Nii et ilmselt me peaksime pigem püüdma vähem olla niisuguste pealkirjade ja välise pildi tasandil ja püüdma ka aru saada, et mis on tegelikult see, mida need noored siis seal digilahendustes teevad, päriselt kogevad ja mis on siis ka selle õpipotentsiaal tegelikult. Tulles veel korra tagasi selle inimese kommentaari juurde, kes tõi välja, et ta ei sooviks, et tema laps nii palju arvuti taga oleks, siis ma tõin selle flow-teooria rakendamisena ette just selle põhjusega, et kui me kasutame nüüd kaasaegset tehnoloogiat ja uurimismeetodeid selle jaoks, et uurida, kuidas inimesed võimalikult hästi omandavad ja õpivad mingisuguseid asju, piisab sellest, et me lepime kokku, mis on need tõelised fundamentaalsed oskused, mida kõik inimesed peavad omandama. Ja samuti võib kokku leppida ka selle, et mis asjadest peaksid inimesed teadlikud olema. Ja selle ümber me saaksime siis rajada võimalikult efektiivseid viise ja õpiradu, mis võivad olla täiesti individualiseeritud vastavalt lastele. Mis selle tulemusena saab juhtuda, on ka see, et kuigi õpe osaliselt liigub arvuti taha või ekraani taha, siis samal ajal me tegelikult tänu efektiivsuse kasvule saame vähendada ekraani aega. Vähemalt nii-öelda nende oskuste õppimisel, mida me näeme siis ühiskonnana ette, et meie ühiskonnas inimesed peavad neid oskusi omandama ja olema nii-öelda pädevad nendes oskustes. Nagu ma ennem välja tõin, siis baasmatemaatikas juba praegu saavutati tase, kus kuni 12 korda kiiremini omandati siis oskus ära. Neid näiteid tegelikult võib tuua mitmeid. Soomes siin hiljaaegu tuli ka uudis, et loodi lahendus, kus just mõeldes lastele, kellel on siis mingi keeleline eripära, et nende jaoks on väga raske lugema õppimine ja sageli see töö, et neid õpetada, on niisugune individuaalne töö üks ühele ja see protsess on väga, väga vaevarikas mõlemale osapoolele. Targad haridusteadlased võtsid selle teema pulkadeks lahti ja avastasid viisi, kuidas saab palju efektiivsemalt neid lapsi toetada ja ka õpetajaid, et see lugemine selgeks saada. Ja läbi niisuguse mängulise õppekeskkonna siis aitavad neid noori ja Cambridge ülikool tegi selle kohta ka uuringu ning tõi välja tulemuseks, et ei ole vahet, kas laps õpib üksi seal mängu mängides lugemist või siis tal on õpetaja kõrval, et ta õpib lugemise selgeks sama kiiresti. Ehk siis väga oluline efektiivsuse kasv, samal ajal vähendades õpetajate koormust ja muudes õpetajate töö palju meeldivamaks. Me võiksime püüelda ka selle poole, et õppimine oleks õppija jaoks meeldivam ja ühtides täiesti sinu sellise mõttearendusega toon näite meile palju lähemalt Pärnu muusikakool, kes on kasutusele võtnud digilahendused selleks, et muusikateooria õppimine noorte jaoks muuta sõbralikumaks, sujuvamaks. Me teame väga palju noori, kes armastavad sügavalt muusikat, aga kes muusikaõpingud jätavad pooleli tegelikult solfeegio tõttu või selle tõttu, et ühel hetkel see muusikateooria õppimine ei ole enam nii paindlik, sõbralik, kütkestav nende jaoks. Ja Pärnu on üks neist, kes on tegelikult asunud otsima viisi, kuidas see võiks olla õppijale sõbralikum ja see digilahendus tegelikult võimaldab ka just seda õppija eripära ja tema seda taset, kus ta täna on, palju paindlikumalt arvesse võtta, kui me kohati näeme teistsugustes lahendustes. Nii et kui me otsime ka seda, kus on selline digitaalsete õpilahenduste potentsiaal, ma usun küll sellesse, et kui me enne rääkisime ka koos õppimisest, koos avastamisest, paindlikkus ja niisugune õppija vajadustest lähtumine kindlasti teine oluline tugisammas
ja kolmas võib-olla mõtestamine, et kuidas saavad need lahendused aidata meil tegelikult hoida järge peal sellele, et mis see siis minu õpikogemus on ja kuidas see aitab minul nagu edasi liikuda, et kui ma vaatan ka kevadel esile kerkinud selliseid Eesti näiteid just, siis mul endale, mind väga puudutas näide Viljandist, kus 2 huvihariduse õpetajat vaatasid otsa oma õppekavadele ja tegevustele, said aru, et tegelikult suur osa huvitegevusest on pühendatud eluõppele, sellele, et mis on eluliselt oluline noore inimese jaoks. Ja hakates seda koos üksipulgi vaatama ka riikliku õppekava kontekstis ja üldhariduskooli õpetajatega koostöös, töötasid nad välja 8. klassi ainekava eneseõpetuse teemadel, kus on siis sellised teemad nagu mina ja meeskond, mina ja ruum, mina ja lava, ja tegelikult iga selle teemamooduli juures noor siis käib ka erinevate huvikooli tegevuste käigus neid lahendamas ja jagab alati oma õpikogemust ka teiste kaasõppijatega. Jällegi üks näide sellest, kuidas me selle niisuguse riiklikus õppekavas sihiks seatud oluliste oskuste omandamise saamegi lahendada suurepäraselt ja õppijasõbralikumalt tegelikult koostöös huvikooliga, koostöös, ma ei tea, laagrite, malevate, noorteühingute, kõigi nende tegevuste ja tegijatega, kes meil mitteformaalses õppes tegutsevad. Ja kui sa räägid sellest efektist, siis ma ootan ise põnevusega Tartu Ülikooli digiefekt nimelise uuringu, mis sellel kevadel käivitus tulemusi. Neid saab küll lõppmahus ilmselt umbes kusagil 3 aasta pärast, aga nad on lubanud otsa vaadata just sellele, et mil moel siis aitavad digilahendused meil just õpitulemusi efektiivsemaks muuta, võttes seejuures arvesse siis nii kognitiivseid konstrukte kui seda, et mis see aine tulemus konkreetselt õpitulemuse näol on, kui ka kõike seda, mis on tegelikult mittekognitiivne, kuidas ma suhelda oskan, kuidas ma kaasõpilastega selles protsessis ümber käin, kuidas me koos toimetame ja seda siis nii õppija kui õpetaja vaatest, et see on kindlasti ka see osa sellest efekti mõõtmisest, millele me peaksimegi rohkem tähelepanu pöörama, ma usun, ja nii mitteformaalses õppes kui siis formaalõppes. Kui natukene võtta teise nurga alt see jutt ette, mida sa just siin avasid, siis ma hakkaks küsima sedapidi, et aga miks meil täna juba ei ole nii? Kõik õppe on lõimitud, me tegeleme holistilise inimese arenemisega ja kõik õpetajad on entusiastlikud ja koolijuhid töötavad selle nimel, et meil kõik lapsed oleksid saavutaksid enda isikliku maksimumi ja parima ettevalmistuse just minu jaoks lapsena. Ja sinu vastus on? Minu vastus on see, et tõenäoliselt tuleb vaadata hindamise poole. Kuidas me täna aru saame, et kool teeb head tööd või õpetaja teeb head tööd lapsega ja kuni see nagu tagasisidestamine käib läbi riigieksamite, siis on väga raske seda olukorda muuta. Et või vastupidi, võib ka olla niimoodi, et me leiutame mingid riigieksamid, mis võimaldavad siis hinnata inimese holistilist arengut, mitte ainult kitsast akadeemilist küpsust. Ma kujutan ette küll, et tegelikult ja nii nagu kui me vaatame ka noortevaldkonnas välja töötatud mitteformaalse õppe instrumente, siis nende hulgas on küll aga neid, mis pigem vaatavad mitte ainult teema sisulise teadmise arengut ja seda hüpet, et mis ma olen nüüd teinud, vaid vaatavad ka kõike seda, millest me täna pigem räägime inimeseks õppimise all, eks, et see ei ole küll, ma usun, mingi raketiteadus, pigem see võiks tähendada teatud mõttemustrite muutust. Me olemegi jõudnud nende seniste näidete toel ja ma ütlen veel seda, et tegelikult kõigi neid näiteid, mis siin ka distantsõppe sellisel kõige aktiivsemal kevadisel perioodil lõkkele lõid, saab uurida lähemalt ka nutivaramust, mis on siis Eesti online ressursikogumik, kus saab infot, inspiratsiooni ja kogemuslugusid ammutada nutika noorsootöö ja õppimise lahenduste kohta, saab Nopikust, mis on uus portaal, mis tutvustab häid näiteid just formaalõppe ja mitteformaalse õppe niisuguse kohtumispunktides ja neid samu Pärnu, Viljandi näiteid ja palju teisi leiab ka lugemiseks ja kaasamõtlemiseks sealt. Ja Eesti kogemused noortevaldkonnas distantsõppest on kirja saanud ka inglise keeles ühte rahvusvahelisse artiklisse In distance but not apart ehk distantsilt küll, kuid mitte eraldi. See osa analüüsib
analüüsist ja dokumenteerimisest ja teineteisega jagamisest on kindlasti see, millega me peaksime igal juhul jätkama, et need niisugused väärtkogemused nüüd kuidagi teadvustamata ei jääks ja kaasa mõtlemata. Aga viimane küsimus meie tänasesse vestlusesse, et millest ja millisest uuest sina unistad, kui me räägime inimeseks õppimisest ja tehnoloogilistest nutikatest lahendustest laiemalt? Mis on see, mis võiks kindlasti veel olla? Kui minu unistus on oluline, siis mina unistan sellest, et lapsed saaksid võimalikult hea või parima võimaliku ettevalmistuse päriseluks. Siin on nagu palju viise selle üle arutlemiseks, et kuidas me siis jõuaksime selle võimalikult hea või parima ettevalmistuseni pärisellu minekuks. Me loomulikult saame kasutada ära ka tänapäeva tehnoloogiat ja teadmisi, mis on viimase 100 aasta jooksul omandatud näiteks akadeemia poolt inimese psühholoogilisest käitumisest. Me näiteks mõistame seda suurepäraselt, kuidas tekib motivatsioon, kuidas kaob ära motivatsioon ja kuidas inspireerida inimesi. Kõikide nende teadmiste rakendamine, ka neuroteadused on teinud tohutu läbimurde viimase 30-40 aasta jooksul. Et me täna suudame sisuliselt videost kaamera pealt vaadata, kuidas tekivad seosed ajurakkude vahel. Et see on andnud tohutult positiivset sisendit, mille pealt saaks nagu paremat ettevalmistust tekitada. Ma sekundeerin sulle sellega, et kui sa viitad, milliseid oskusi ja teadmisi ja hoiakuid ilmselt ka, et kui me pädevustest kõige laiemas mõttes räägime, oleks vaja selleks nii-öelda päriseluks, siis mulle kangastub kohe Adora Svitak, kes sai 6-aastaselt umbes kuulsaks sellega, et ta hakkas avaldama oma lastejutte, 12-aastaselt pidas legendaarse teetkõne, mida võiksid täiskasvanud lastelt õppida ja tänaseks on ta sellise noore inimesena, noorte teemade eestkõnelejana ühes oma väljaütlemises öelnud muuhulgas seda, et lastelt ja noortelt küsitakse ühte lugu, et kelleks sa tahad saada, kui sa suureks saad, aga kus on siis innustus elada tähendusrikast elu juba nüüd. Ja kui me räägime selle meie niisuguse tulevikuunistuse võtmes, siis ma tunnistan, et ka äsjasel kriisiperioodil me tegelikult küsisime noortelt üsna vähe, mis nende kogemus on ja mida nad eelistaksid võib-olla ka teisiti teha. Meil ei olnud selleks kohati võib-olla lihtsalt ka liiga palju aega. Meil on täna see kogemus selja taga ja annaks Jumal, et meil ei tule uut vajadust sellises mahus ja sellisel moel distantsõppele uuesti üle minna, et me saaksime seda kõike kuidagi tervislikumalt ja tervemalt oma õppega jätkata siis nutikate lahenduste toel. Aga kui see peaks juhtuma, siis ma ütleksin, et üks asi, mida me võiksime teisiti teha ja laiemalt õpimaastiku edendamisel on see, et mis on see formaat ja viis, kuidas noored saavad kaasa rääkida. Täna on meil tegelikult, ja uskudes ka seda, et kui me räägime inimeseks olemisest ja sotsiaalsetest oskustest, siis aktiivseks kodanikuks olemine ja see, et sul on julgust, tahet ja oskust kaasa rääkida, eks ole, sind puudutavas ja laiemalt ühiskonnaelu puudutavas, et siis ma arvan ka, et meil on tegelikult päris häid formaate Eestis, kuidas seda füüsiliselt kohale tulles noored saavad teha, aga meil on kindlasti päris palju potentsiaali mõelda välja uusi nutikaid lahendusi selleks. Ja võib-olla teine niisugune, kui sa ütled, et kui sinu unistus on oluline, siis mul on küll üks selline unistus, mis ma arvan, et on oluline ja see on selline, et keegi paadist välja ei jääks, et ka Eesti-suguses väikeses riigis millised on tegelikult need tehnoloogia abivahendid, et meil on küll palju juttu sellest, kuidas tehnoloogia võib ebavõrdsust suurendada ja tal on kindlasti ka oma roll selleks, et hoopiski sotsiaalset kaasatust aidata tõhustada. Ja kui ma mõtlen siin Double Robotics näitel hästi inspireeriv lugu siis Ameerikast, Marylandist, kuidas noor, kes ei saa käia koolis füüsiliselt, kasutab tegelikult telepresence roboti abi selleks, et olla koos oma kaaslastega ja seal filmis on hästi tore hetk, kus ka tema ema ütleb, et kui alguses ütlesid kõik justkui, et hey Double, kui see seade nii-öelda klassi sisenes, siis lõpuks rääkisid kõik juba hey Peter, how are you, eks? Et kuidagi ka see, et me õpiksime tegelikult tõesti ära kasutama kogu seda potentsiaali, mis meil tegelikult digitehnoloogiliste lahenduste kaudu on, just selleks, et keegi pardalt maha ei jää. Ma teen ka ennem selle näite, et otsiti lahendust, kuidas toetada inimesi, kellel on raskusi lugema õppimisega.
lõpuks see lahendus, mis välja töötati, tuli välja, et sobib väga hästi ka tavalastele ja toetab nende õppimise kiirust samamoodi. Et oluline, ma arvan, selle aspekti juures ongi just see, et tagada see ruum proovimiseks. Teeme nii, et selle peale võiks ehitada täiesti uue vestluse teisel ajal, teises kohas ja veelgi pikemalt, kuna meie tänane aeg hakkab paraku lõppema, siis olgu see märk sellest, et meil on põhjust edasi mõelda, edasi mõtteid vahetada ja võib-olla ka meie tänaste kuulajatega otsida neid järgmisi kohti ja aegu, kus me saaksime neil teemadel mõtteid edasi vahetada, just selle mõttega, et me võiksime tulevikus olla nutikamad, õppijasõbralikumad ja mitmekülgsemad just kõiges selles, mis meil tegelikult seal õpimaastikul siis pakkuda on. Kutsuksin üles ka kuulajaid kaasa mõtlema, et kuidas teie näete, et mismoodi me saaksime siis võimalikult hea tulemuse kõikidele lastele ja et kõik oleksid kaasas, kõik oleksid paadis ja oleksid eluks ette unistatud. Aitäh! Aitäh!